Aafrikas algas ootamatult relvastatud mässude laine, mis tõrjub välja Venemaa mõju, mida Kreml on aastaid üles ehitanud. Mali pealinnas Bamakos ja mitmes riigi piirkonnas toimusid 25. aprillil koordineeritud rünnakud sõjalistele objektidele, mis on otseselt seotud venelastega. Asi on selles, et Mali kohalikku omakaitset, keda kutsutakse tuareegideks, ma arvan, et olete seda mõistet kuulnud, ja kes on juba pikka aega võidelnud Venemaa sõjalise kohaloleku vastu Malis, on alustanud aktiivseid lahinguid Venemaa Aafrika korpusega, mis tuli riiki asendama Wagneri erasõjaväelasi. Ja mis on huvitav, juba 2024 aastal teatati, et need samad tuareegid võivad saada sõjalist toetust Ukraina luurelt. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like, jätke oma kommentaar selle video alla ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, mille link on selle video kirjelduses. Niisiis, Venemaa mõju Aafrikas, mida Kreml on aastaid üles ehitanud, on sattunud suure ohu alla. 25. aprillil toimusid Mali pealinnas Bamako linnas ja mitmes riigi piirkonnas koordineeritud rünnakud kohaliku hunta Vene vägede sõjalistele objektidele. Eelkõige tabasid löögid suurimat armee baasi Katis pealinna lähedal, kus 25. aprilli hommikul toimusid plahvatused ja mitu tundi kestis intensiivne tulistamine. Rünnakud registreeriti ka Kidalis, Kaos, Sevarees ja Moptis. Bamakos ehk pealinnas suleti ajutiselt lennujaam, tänavad olid tühjad, linna kohal tiirlesid sõjaväe helikopterid ning pealtnägijad teatasid tulistamisest igal pool ja jätkuvatest plahvatustest. Pealtnägijate sõnul hävitati isegi kaitseministri Sadio Kamara maja. Huvitaval kombel teatas Mali armee, et rünnaku korraldasid, tsiteerin, tuvastamata terroristlikud rühmitused ning kinnitas, et keskpäevaks oli olukord juba kontrolli all, kuigi puhastustegevused jätkuvad. Ja nüüd Reutersi allikate andmetel seisab rünnakute taga Al-Qaidaga seotud rühmitus Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, mis võis tegutseda koos tuareegide liiduga Azawadi vabastusfront. Need samad tuareegi mässulised, kui te ei tea, kes nad on, ma kohe selgitan. Viimane teatas suurema osa Kidali linna hõivamisest. See on endine tuareegi mässuliste tugipunkt. Ja siin on Kidali linn, ma soovitan teil selle meelde jätta, me tuleme selle juurde veel tagasi. See on selle loo võtmemoment. Siin pean ma kohe selgitama, miks see teema on nii oluline meie jaoks, sest te võite öelda, kuule, Aafrika, kus on Mali, kus see kõik toimub ja mis see meiega seotud on, miks meile seda lugu vaja on. Aga tegelikult toimub Malis otsene kokkupõrge Venemaa ja Ukraina vahel. Praegu hoiab võimu Malis sõjaväeline hunta, mis tuli võimule 2 riigipöörde tulemusena aastatel 2020 ja 2021. Riigi tegelik juht on praegu kindral Assimi Goïta. Ta kindlustas oma võimu, kui ta 2025 aastal poliitilised parteid laiali saatis ja tagas endale toetuse valitsemise pikendamiseks kuni 2035 aastani. Kuigi 2021 aastal nimetas ta end üleminekuperioodi juhiks. Ta ütles, et oleme üleminekuvõim vaid lühikeseks ajaks. Aga on ilmne, et ainult Goïta ja hunta poleks hakkama saanud. Venemaa mängib siin võtmerolli Mali praeguse režiimi julgeoleku ja poliitilise stabiilsuse tagamisel, asendades Prantsusmaa ja lääne partnerid. Pärast Prantsuse vägede ja ÜRO rahuvalvajate lahkumist kutsus Mali hunta venelased väidetavalt võitlema islamistlike rühmitustega. Alguses olid need Wagneri erasõjaväe palgasõdurid, aga alates 2025 aastast asendasid neid niinimetatud Aafrika korpus, mis allub otse Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumile. See tähendab, et tegelikult on need Vene sõdurid. Aga see osutus vaid jäämäe tipuks. Mali koos Burkina Faso ja Nigeriga liitus niinimetatud Saheli riikide alliansiga, keskendudes tihedale liidule Moskvaga. Ja kõigis 3 riigis aitasid Vene võitlejad huntadel võimu haarata. Ja nüüd koordineerivad kõik need riigid koos Venemaaga oma seisukohti Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja astuvad vastu lääne mõjule. Venemaa saab selle eest vastutasuks juurdepääsu loodusvaradele ning osaleb suurtes infrastruktuuri- ja kaevandusprojektides. Kui rääkida Malist, siis seal on väga palju kulda. Ja venelased pumpavad selle kulla sisuliselt Malist välja. Vastutasuks aitavad nad huntal sõjaliste meetoditega võimul püsida.
ja sisuliselt püsib Assimi Goïta võimul just tänu Vene julgeolekujõududele, kes kaitsevad valitsushooneid ja aitavad operatsioonides mässuliste vastu. Aga teisest küljest on olemas needsamad Tuareegi mässulised ja siin läheb asi veel huvitavamaks. 2024. aasta juulis-augustis andsid Tuareegi mässulised Malis ränga kaotuse Wagneri erasõjaväelastele ja valitsusvägedele. Ja samal päeval, täpsemalt samal perioodil, ilmusid esimesed teated selle kohta, et Tuareege toetab Ukraina luure. Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsus just selleks, et võidelda Venemaa mõjuga. See muide viis Mali ja Ukraina diplomaatiliste suhete katkestamiseni. Ja siin on oluline märkida, et 2024. aasta juulis Kinzhao Ateena piirkonnas needsamad Tuareegi mässulised hävitasid Wagneri erasõjaväe kolonni. Nad kinnitasid, et neil oli teavet Ukrainast. Hiljem kinnitasid Tuareegi mässulised kontakte Ukrainaga. Nad väitsid, et Ukraina luure andis neile rünnakuteks vajalikku teavet. Nüüd pöördume tagasi Kidali linna juurde. Praegu võtavad needsamad Tuareegi mässulised seal kontrolli enda kätte. See linn on võtmetähtsusega, sest viimastel aastatel paiknesid seal Mali hunta toetavad jõud. Sealhulgas Venemaa kaitseministeeriumi Aafrika korpuse Vene palgasõdurid. Samal ajal 25. aprillil ründasid Tuareegid nende samade venelaste positsioone Kati ja Bamako linnades. Eksperdid nimetavad juhtunut viimaste aastate suurimaks koordineeritud rünnakuks ja tõsiseks proovikiviks Assimi Goïta juhitud režiimile. Ja oluline on see, et Mali võimud toetuvad suuresti just Venemaa kohalolekule. Kuid venelased, nagu te mõistate, on juba ise Ukraina sõja tõttu nõrgenenud. Seetõttu on ka need sündmused Malis meie jaoks olulised arutada ja käsitleda. Teate, ärme lükka seda kõrvale jutuga, et see toimub kusagil kaugel Aafrikas. Lisan selles saates veel ühe episoodi, mis ei ole seotud Aafrikaga, kuid see on seotud Venemaa mõju vähenemisega maailmas. Samal päeval, 25. aprillil, demonteeris Euroopa kosmosagentuur stardikompleksi Vene rakettide Soyuz ST jaoks Kourou kosmodroomil Prantsuse Guajanas. See ei ole muidugi enam Aafrika, vaid Lõuna-Ameerika, kuid siiski. 52 meetri kõrgune mobiilne hooldustorn hävitati plahvatusega ja te näete seda praegu oma ekraanidel. Ülejäänud infrastruktuuri, sealhulgas monteerimis- ja katsekompleksi. Raudtee, vedela hapnikuhoidla ja tankimisjaamad. Need antakse üle idufirmale Maia Space'ile. See on Prantsuse Ariane Space'i tütarettevõte uue raketi käivitamiseks. Esimene neist on plaanitud 2027 aastaks. Siin märgin ka ära, et Euroopa kosmoseagentuuri ja Roskosmose 15 aastat kestnud koostöö. Kosmoseaparaatide orbiidile viimise koostöö katkes Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse 2020 aastal. Ja siis Prantsusmaal saadi aru, et miks meil üldse venelastega koostööd vaja teha, milleks nad meile vajalikud on. Ja siis asutati ettevõtte Maia Space, mis asendas venelasi. 2025 aasta märtsis ettevõtte Maia Space sõlmis esimese kommertsleping Maia raketi startide jaoks Prantsuse ettevõtte Exotraili huvides. 2026 aasta jaanuaris sõlmiti leping Eutelsatiga OneWebi satelliidi stardiks. Aga täna otsustasid prantslased lõplikult vabaneda Venemaa jäänukist oma meretagustel aladel. Nii Putin mängis jälle kõiki üle. Nii Aafrikas kui Lõuna-Ameerikas. Venelased, rõõmustage. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetusega või tasulise sponsortellimusega. Selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Seal ongi kirjas, toeta kanalit Aleksei Pitsi. Valige endale sobiv toetamise viis. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest sellele kanalile. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.